mul oli kunagi noorema mehena selline Ameerikast kaasa saadud paleus või unistus, et saaks 45-selt pensionile minna, saaks settida asjad niimoodi, et kui ma olen 45, ei pea ma mitte kunagi enam, ja ma ju ei mäleta, kas siis raha pärast tööd tegema või üldse tööd tegema. Ma arvan, et pensionile minek tähendab, et üldse ei pea tööd tegema. Mis sinu vaade sellele on? Et kui sina see raha taga ajad enda elus praegu, sõltumata vanusest, et milleks sa teed seda? Et vaata endasse, kas sul võib-olla on, nagu mul vist ilmselt oli, selline alateadlik soov, et ma ei teegi mitte midagi töö mõttes, mida ma ka vahepeal ei teinud, õppisin muusikat, olin kodus, ja mingil hetkel hakkas nagu kripeldama. Ma olen nüüd jõudnud läbi nende muutuse rännakute ja ka läbi kirjutamise sellisesse kohta, kus mulle tundub, et sikene kas poole ajaga, igal juhul süstemaatiliselt, mitte nüüd harva esinevalt, selline enda ühiskondlikku mängu panemine koos teiste inimestega, mida tavaliselt nimetatakse tööks, on mulle isiklikult hädavajadus, vaatamata sellele, et ma justkui raha pärast ei peaks selles elus rohkem tundigi pingutama, eks ole. Aga mis siis see point on? Point on selles, et ühe külje pealt inimene vanemaks saades õpib, kogeb, saab aru, eks ole, ahmib endasse tarkust, heaolu, ja siis tekib küsimus, et see tuleb välja anda. See tuleb kuidagi, see tuleb enne surma lahti saada. See tuleb panna ühise hüve teenistusse.